Lennusadama kapten Lauri Väinsalu, nüüd on juhtunud niimoodi, et suur purjelaevade regatt Sourship Races 2017 on teile jõudnud juba nädal aega varem, kui pidi tulema. Mis nüüd saab? Midagi ei saa. Vaatake, ilus vaatepilt on, et nüüd tuleb seda nautida nii kaua, kui seda on. Et natukese üllatuseks endalegi tulid nad kõik neisse sisse, aga õnneks meil on kõik võimalused nad vastu võtta. Meil on just uus sauna ja duširuumi maja ka avanenud ja neil on kõik nii-öelda head hüved on neil siin olemas, et siin mõnusat aega võtta, nii et ma arvan, et neil on väga mõnus, nii et tulge vaatama. Kauaks nüüd jäävad siia? Suurem enamus tõenäoliselt homme lõunapaiku hakkavad liikuma, mõni üksik jääb ka ülehomseni. STA Estonia juhatuse liige Madis Ralman nüüd nädal aega varem tuli regatt sisse. Mis nüüd saab? Mis seal ikka saab, et laevastik tuli pikalt võidusõidult, on väsinud, must, rokane ja haisev ja tahab ennast pesta ja puhastada ja tunda hästi ennast ja me võtsime nad ilusti vastu. Ja siis, kui nad nüüd järgmise nädala esmaspäeval, teisipäeval tagasi Tallinnasse tulevad, siis saavad inimesed ka nagu tulla reaalselt laevadele peale uudistama ja nendega lähemalt tutvuma. Et see on niisugune, ütleme siis niiviisi, et on niisugune Tallinna merepäevade treiler, et saab natukene tunda, mis tulemas on. Kõige suuremad laevad hetkel veel kohal ei ole, sest et nende sadamasse tulek on palju keerulisem kui lihtsalt siia tulek. Aga keskmised ja väikesed, nagu siin näha igal pool on siis kohal. Eesti mõistes on nad kõik tegelikult ikkagi väga vinged ja suured purjelaevad. Ja hästi palju noori. Ja kindlasti meile kasulik selles suhtes, et Kotkas tagasi tuleb hoopis teine seltskond noori, Kotkas meeskonnad vahetuvad, et nüüd nii-öelda võidusõidunoored näevad Tallinna ja pärast näevad uuesti siis ka Cruising Company noored Tallinna. Nii et ma arvan, et kõik võidavad. Efter att du blev påmanad. Du blev påmanad och sen så gick det.
just ei jõua.